õpetajad, lugupeetud õpetajad, vanemad ja kõik saalis viibijad. Tänapäeva maailmas keerleme kõik ühel suurel kiirel karussellil. Kes juba kord selle peale on astunud, ei saa sealt kergelt maha. Tihti juhtub, et hoogu pannakse aina juurde, ning enne kui jõuad mõelda, et sealt maha astuda, on juba hilja. Head põhikooli lõpetajad, elu tuleb elada avasüli. Igast pisiasjast tuleb rõõmu tunda ja avastada pidevalt midagi uut. Ühelgi raskusel ei tohi lasta ennast heidutada. Peab teadma, et mäetipp on lähedal ja samm-sammult liigud selle poole. Tarkus on rikkus, mida inimene kannab endaga kaasas. Ilusat koolilõppu ja taas kohtumiseni sügisel. Vastavalt Abja gümnaasiumi õppenõukogu otsusele number 6, 17. juuni 2015 anda välja põhikooli lõputunnistused ja hinnete lehed ning kustutada õpilaste nimekirjast. Merike Voss lõpetas põhikooli kiituskirjaga kantud kooli auraamatusse. Tänukiri väga heade tulemuste eest eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses. Tänukiri eduka esinemise eest Viljandimaa koolide käsitöönäitusel. Palume lavale ka Merike Selma. Merili Kask, tänukiri väga heade tulemuste eest õppetöös, tänukiri eduka esinemise eest Viljandimaa koolide käsitöönäitusel. Laura Kingissepp. Raidle kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, tänukiri väga heade tulemuste eest. Elis Suviste. Suur tänu klassijuhatajale Silvia Mälksoole.
Kallid lapsed, te olite minu praktikas üks kõige viisakam, korralikum, sõbralikum ja hoolivam klass. Te õppisite hästi, te olite targad, te võitsite mälumängus kogu gümnaasiumi ja minul täitus teiega üks salaunistus. Me teeme lavale väikeste luikede tantsu poiste esituses. Kõrget lendu teile kõigile ja aitäh! Head klassikaaslased, vanemad, õpetajad ja sõbrad. Mäletan veel hästi, kuidas me tulime 9 aastat tagasi 1. septembril koolimaja uksest sisse, hing täis ootust ja ärevust esimese koolipäeva eel. Need ootused ja ärevus kujunesid hetkedeks meie 9-aastases koolielus. Meenutamisväärseid hetki on palju. On neid, mis toovad naeratuse näole, aga on ka neid, mille ehk parem unustaks. Kuid kõik need hetked moodustavad meie senise elu siin, nende koolimaja seinte vahel. Üks etapp meie elust on nüüd läbi. Me alustame uut, erinevat, kuid samas ühesugust teed. Teed hariduse ja uute teadmiste suunas.